tere tulemast tagasi kuulama meie podcasti. Täna on meiega liitunud Elerin Käotsirk, kellega räägime läbipõlemisest ja üldiselt tema Tartu Ülikooli kogemustest. Palun tutvusta ennast paari lausega. Tere kõigile, tere kuulajatele. Minu nimi on Elerin Käotsirk ja mina olen siis sotsiaalpedagoog, inimesõpetusõpetaja ka erialaselt. Praegu ma küll tunde ei anna. Ja olen ka koolitaja ja ettevõtja. Milline oli sinu esimene aasta ülikoolis? Esimene aasta ülikoolis oli mul väga põnev. Ma jään kohe mõtlema pikemalt sellepärast, et mulle tuleb meelde see tunne, kui elevil ma olin, sest ma tulin väikesest kohast Põlvast. Ja ma tegelikult, ütlen teile ausalt, ei arvanud, et ma ülikooli üldsegi sisse saan. Sest et mina ei olnud selline õpilane gümnaasiumis, kes mõtles, et minust saab nüüd õpetaja või sotsiaalpedagoog. Ma gümnaasiumi lõpus hakkasin mõtlema, et huvitav, et mis erialad mulle sobida võiksid. Ja siis tegin sellise analüüsi ja ma sain aru, et kõik, mis puudutab lapsi, laste toetamist ja inimesi, et see võiks mulle sobida. Ja siis ma hakkasin puhtjuhuslikult siis kandideerima nendele erialadele, mis neid nii-öelda oskusi nagu toetaks, on ju, või neid tugevusi nagu esile tõstaks. Ja sinna tuli ka siis Tartu Ülikooli õppekava, humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine nii-öelda. Ja kui ma sinna sisse sain, ma olin täiesti hämmingus, et vau, mina ja Tartu Ülikool, vau, kuidas see võimalik on. Aga see oli võimalik ja ma võin öelda seda, et Tartu Ülikool ikkagi nii baka kui ka magister tohutult muutsid mind ja mõjutasid mind väga positiivsel viisil. Esimene aasta oli ikka täiesti pea laiali otsas. Tohutu hirm, sest et meil oli ju ainult üldained. Ma mäletan eesti keele ainet, ma mäletan riigiteadusi, ma mäletan sotsioloogiat, ma mäletan üldkeeleteadus, ma mäletan aineid, mis olid nii kohutavad, et ma mõtlesin, et mida ma üldse siia õppima tulin. Ja esimene aasta ülikoolis paneb tegelikult tohutu punkti või sellise olulise nagu nüansi õpilase järjepidevusele. Kas ta on päriselt järjepidev, kas ta päriselt töötab, kas ta närib need ained läbi, teades, et tegelikult tulevikus läheb lihtsamaks või et teine aasta on põnevam või kolmas aasta on nagu, selles mõttes raskem on ju lõputöö mõttes, aga et see esimene aasta on väga märgiline, et kas see päriselt on see sinu teema või see ei ole sinu teema. Kas sinul oli midagi keerulist ka esimesel aastal? Muidugi oli ju, igal juhul oli. Minu jaoks oli kõige keerulisem ikkagi läbi pureda inglisekeelsetest artiklitest, inglisekeelsetest allikatest lugemine. Mina, kes ma tegelikult ikkagi ei olnud suure õppimotivatsiooniga õpilane, tegelikult ei olnud kooli ajal. Mina olin ikkagi see, kes suhteid lõi ja ma olin selline, kes tegi nalja ja olin väga sotsiaalne. Mul ei olnud õpiharjumusi, kui aus olla. Ma ei õppinud gümnaasiumis, aga võt ülikoolis esimesel aastal ma hakkasin õppima. Riigiteadused oli selline aine, mis tegelikult õpetasid mulle õppimist. Ja päriselt, sest et seal ei olnud arvestust, vaid seal oli testimine igaks korraks. Ma sain riigiteadused A, sest et ma igaks korraks õppisin. Ja, ma mäletan seda ka, et see oli nagu oled harjunud ju mingisuguseid kontrolltöödega gümnaasiumis või siis eksamitega, kui need juba on nagu olnud, ja siis selline nagu vahetestid, see paneb nagu, ma ei tea, paremini või rohkem nagu õppima, et sihikindlamalt, et ikkagi siht on saada ju ikkagi hea hinne, on ju, ja siis see oli nagu, väga toetas õppimist selles mõttes. Just. Jah, ma saan ka nõustuda sellega, et kuna ma olen ka väiksest kohast tulnud ja samamoodi, et ega ma ei olnud gümnaasiumis mingi selline, kes õppis kogu aeg ja siis täpselt nii tore on kuulda, et kellelgi on veel olnud niimoodi, et mul on ka, et ma saingi nüüd Tartu Ülikooli sisse, et ma pean nüüd hakkama õppima. Ja see esimene aasta oli natukene hirmus, aga mis sind toetas sellega, kui oligi keeruline?
mind toetas see põhimõte, et ma veel teen ära. Ma ütlen teile ausalt, mul ei olnud mitte kordagi elus mõtet, et ma jätaks asja pooleli. Unustage ära, see ei olnud mitte kunagi. Ma käisin veel tööl. Kui ma nüüd praegu mõtlen, mis oli minu jaoks kõige raskem, siis tegelikult esimesel aastal oli minu jaoks ikka kõige raskem ja mis on noorele tudengile kõige keerulisem, on see, et kui ta tuleb üksinda linna, ta tuleb üksinda kui ta on üksinda majanduslikult iseseisev, siis ühendada töö ja õpingud, vot see oli minu jaoks raske. Sest mul oli näiteks kevadsemestril 200 töötundi ja reaalselt ka õpingud. Ja ma ei mäletanud, mul kuidagi nagu, ma olin kogu aeg tööl ja ma ei jõudnud käia loengutes, mis tõttu tegelikult ma paarist loengust ka justkui nagu kukkusin välja või paarist ainest kukkusin välja, kus ma sain ju tegelikult, mul tekkis rahaline trahv. Ja ma pidin nii-öelda, mis see üks aine maksis? Kas on maksab 70 €? See oleneb EAP-dest või 40. Minu arust üks EAP äkki on mingi, ma ei tea, 8 €. 8 € oli. Ja üks nagu EAP, ehk see oleneb nagu mitu EAP-d on ju. Minu meelest oli mul üks aine 40 € ja minu meelest ma kukkusin nagu siis 3 aines esimesel aastal, jätsin tegemata. Ja äkki oli mul 40, oli 40, 80, minu meelest oli mul äkki kas 100, üle 100 € pidin siis maksma ülikoolile, sest tuli justkui trahv, on ju, siis ma olin 200 töötundi tööl, ma ei jõudnud ära teha. Aga õnneks need ei olnud üleaastased ained, vaid ma sain järgmine aasta need kõik järgi teha. Just. Järgmine aasta oli mul nagu lihtsam. Et see oli küll mul see hirm, et kas ma kukun ülikoolist välja, kui mul jäi tegemata. Aga ma maksin ära, et ma jäta jonni, ma teen lõpuni. Aga kuidas sa siis selle töö ja ikkagi kooli nagu panid tööle oma vahel või nagu sünkroonis, et ma arvan, et see on väga oluline ka teada nendele, kes tahavad tööle minna ja siis tahavad õppida samal ajal ka? No teate, ma ütlen teile ausalt või? Ja. Aus vastus on see, et sul on raske siis, kui sa päriselt elad üksinda. Ja kui sa oled üksinda elaja ja kui sul ei ole ühtegi toetust, kui sul on näiteks püsisuhe ja paarilisega koos majandad, on sul palju lihtsam. Või kui sind toetavad vanemad. Aga raske on siis, kui sa oled üksinda. Ehk siis ma soovitan tohutult tegelikult ikkagi sellisele tudengile, kes elab üksinda, siis minimaliseeri oma kulusid ja mine kas ühikasse näiteks, et sul oleks elamine võimalikult soodne. Mina olin selline, et mina ütlesin, et mina ühikasse ei lähe, mina võtan endale korteri. Sest et ma tahtsin selline individualist olla. Ja siis ma nägingi tohutult vaeva, et seda korterit endale lubada. Kuigi see oli tollal korral oli ikkagi võimalikult nagu odav, et see ei olnud kallis tollal korral. Aga jah, minu soovitus on see, et ära jää üksinda, vaid toetu perele, kui sul on võimalik perele toetuda, toetu võib-olla oma sõpradele, võtke korter koos turvaliste inimestega või loo endale üks turvaline hea suhe või leia see, kes sind ülikooli õpingute kuidagi toetaks, on ju. Et need on 3 asja, mis sind aitavad. Praegu on ka õpetajatele päris head stipendiumid või see oleneb kindlasti õppekavalt ka, et ikkagi on nagu vaja pingutada selles suhtes. Ja. Vajaduspõhine õppetoetus on. See on ka, ja on meil ka tulemusstipendium praegu nagu, see on küll meie õppekaval on päris korralik summa, aga nagu teised saavad ka ikkagi siin Hariduse Instituudis saavad hästi nagu stipendiumit. Mis see tulemusstipendiumi summa on praegu 2025 aastal? Meil on 400 € kuus. Ja saab 80% siis õppekavast. Jah, meil on nüüd see tõusnud. Jah. Ja ka teistelt on minu arust sama summa, aga lihtsalt saab väiksem protsent. Ja. Kas te tahate öelda, et teie saate tulemusstipendiumi? Jah.
no palju õnne teile, mina pidin, ma mõtlen kohe 100 tundi raudselt tööd tegema või 150 tundi tööd tegema, et 400 eurot saada, on ju. Aga ajad olid teised. Ja just. Ja ikkagi on nagu vaja teada, et kust saab milliseid nagu stipendiumeid, et keegi ei tule sulle kandikul neid ette alla tuua. Just. Ja kui rääkida stipendiumitest, siis mind aitas ka tohutult ikkagi see ka esimesel aastal või bakalaureuse perioodil, et ma esimese aasta lõpus ma taotlesin stipendium, mis oli äkki kas Anna mul ei tule meelde, mis selle naise nimi oli, aga see oli stipendium, mis oli 1250 eurot äkki või. Ja ma sain selle stipendiumi. Ja mille nagu põhjal see oli? See oli see õpimotivatsioon, see oli ka selline peremajanduslik taust, ma olin suurest perest pärit, on ju, kõige vanem tütar, igasugune selline huvitegevus väljaspool kooli, ütleme, selline tubli inimene, kes võiks sellist toetust vajada ja siis ma kuidagi kvalifitseerusin selleks. Et jah, ja see ka, et ma hoidsin nagu tohutult silma peal stipendiumitel ja ma soovitan seda praegu ka tudengitel teha, et sealt, kus on võimalik sul raha saada, siis nopi see ülesse. Just, mina saan ka Hiiumaalt väikse koha nagu üldiselt annab üliõpilastele, et tasub ka seda vaadata, et ega seda väga ei reklaamita niimoodi, pigem kutsutakse toetama, aga et see väike võimalus, mis nagu sul võib olla, et ikkagi tasub proovida. Ja omaenda kohaliku omavalitsusega, kus sa pärit oled siia suurde Tartusse tulnud justkui, siis igal juhul uuri. Sest et praegu mul tuleb meelde, et isegi mina Põlvast, kui sa praegu niimoodi ütled, isegi mina Põlvast ka kirjutasin mingisuguse projekti või sain ka mingisuguse väikese mõnisada eurot endale toetust, aga see on noorele tudengile nii tähtis, see on mõnisada eurot. Räägime siis natuke ka läbipõlemisest, et see oli küll sinul seoses tööga, aga sa enne mainisid ka meie omavahelises vestluses, et sa ka nägid neid märke siis oma kooliõpingute ajal, et äkki tahaksid meiega jagada natuke seda teemat, et kuidas nagu see, et mis selleni viis näiteks või et mis on need nagu märgid, mida sa hiljem aru said, et nagu tegelikult viitasid läbipõlemisele. Kui tulles tagasi, minnes natuke tagasi, enne kui seda läbipõlemise teemat puudutada, siis ma räägin natuke oma õpiteest, et mina läksin kohe pärast gümnaasiumi, sain Tartu Ülikooli. Õppisin siis 3 aastat sotsiaalpedagoogiks ja läksin siis kohe pärast lõpetamist läksin suurde üldhariduskooli tööle, kus on üle 800 õpilase. Ja ma olin seal tööl kuskil 4 aastat, 3,5-4 aastat olin seal tööl ja seal tööl olles ma tegin ka siis magistrikraadi ära inimõpetusõpetaja erialale. Ja siis oli lapsehoolduspuhkus, siis vahepeal tegin ühte sellist nõustamiskeskust aitasin luua, ütleme, et läksin ettevõtluse maastikule, aitasin Tartus ühte uut nõustamiskeskust luua ja siis läksin teise kooli tööle, kus on siis 250 õpilast, ehk siis väike armas maakool. Ja olen seal ainult sotsiaalpedagoog. Aga kui nüüd rääkida läbipõlemisest kui sellest, siis mul on olnud selliseid hetki küll ja veel. Aga väga eredalt mul on meeles ikkagi see hetk näiteks koolitööst esimeses koolis, kus ma töötasin, kus mul oli tohutult palju rolle ühele inimesele. Aga see töö oli selline. Ma olin inimõpetusõpetaja, ma olin sotsiaalpedagoog, ma olin HEFCO, minu tööülesannete hulka kuulus nõustamine, sotsiaalsete oskuste tundide läbiviimine, vanematega suhtlemine, kolleegidega suhtlemine, issand jumal,
õppekava, ütleme, tundide andmine sellises õppekavas, mis ei ole tavaline, mis ei ole nagu tavalises koolis, mis on natuke teistmoodi õppekava. Ütleme niimoodi, et kui sa tuled noore inimesena ja sul on selline hästi suur entusiasm, siis sa lööd selle entusiasmiga väga pikalt läbi. Lööd läbi nii-öelda. Ja mis minul ka oli, mul oli tohutu entusiasm. Ma olin tohutult uhke enda üle, et ma olen 23 ja 23 aastane ja ma töötan väga heas koolis. Mul on väga ägedad kolleegid. Ma olin ikkagi oma õnne tipul, võib öelda. Ma olin karjäärialaselt ikkagi enda arvates väga kõva tegija. Aga seal all oli väga palju ebakindlust ka. Et kas ma saan hakkama, kas ma tulen nende rollidega toime, kas ma üldse oskan midagi. Ma olen ju nii noor. Ma mäletan selgelt seda hetke, kui minu juurde tuli 40-aastane lapsevanem ja küsis, et Elerin, kuidas ma oma last saaks toetada. Minu peamine mõte oli oma peas. Et aga kus ma peaks teadma? Ma ei ole ju lapsevanem. Kus ma peaks teadma, kuidas sinu last toetada? Aga ma olen sotsiaalpedagoog, ma justkui peaks kõigele vastust teadma. Aga ma ei teadnud. Ja siis oligi hetki, kus ma väga, ütleme, et kui me räägime sellisest läbipõlemise, sellisest esimesest hetkedest, ma ei ole näiteks koolis töötades kordagi läbi põlenud, mul oli läbipõlemine oli siis, kui ma läksin ettevõtluse nii-öelda maailma suundusin, aga need tendentsid on igal pool hästi sarnased. Ja need algavad sellest, mis mul koolis oli. Et sul tekib selline rahutus. Emotsionaalne rahutus on esimene märksõna. Ja see emotsionaalne rahutus hakkab alguses ligi sulle kuidagi enese hinnangule. Sa tunned, et ma ei saa hakkama. Ma olen ebapädev. Hakkavad sellised mõtted tulema. Lõpuks on see, et kui keegi sulle veel sisse ka sõidab, näiteks kolleegid, sõidavad sulle sisse, võib-olla midagi kommenteerivad midagi või kuidagi annavad sulle hinnangu, mis võib-olla ei ole kohe positiivne, siis sa võtad seda ka veel hästi isiklikult. Ehk siis tegelikult selline emotsionaalne rahutus, mis on väga tugevalt seotud ka sinu väsimusega. Kui sa oled väsinud ja kogu aeg väsinud, on see üks märk sellest, et hakkab läbipõlemine hiilima. Kui sa oled väsinud, sa oled rahutu ja sa tegelikult kolmas märk, mis minul näiteks oli selline emotsionaalne, selline nagu kurnatus, mis väljendus sellise vihase olekuga. Iga väike asi, mis tuli, ajas mind tohutult närvi. Õpilased võisid ükskõik mida teha, ma läksin jumala närvi. Nagu, ma ei pruukinud väljenduda seda niimoodi, et mis sa nüüd teed? Ma tundsin, kuidas ma mingi väikese asjaga sees põlen. Ja selline overwhelming tunne. Ma ei saa enam hakkama kõike nii palju. Need on need esimesed märgid. Enne tuli võib-olla kuulajad ja tead, mis see HEFCO on? HEFCO on haridusliku erivajaduse õppekoordinaator. Ehk siis sellel üks ülesanne, mis mul oli seal suures koolis, oli see, et ma olin mingi protsendiga, olin sotsiaalpedagoog lepinguliselt ja mingi väike selline koormus oli mul siis ka haridusliku õppe koordineerija. Ehk siis, kui oli mingid erisused, individuaalsed õppekavade tegemised, õpilane näiteks tervislikel põhjustel on tal mingisugune koduõppe või haiglas on ei saa õppida, siis mina pidin seda õpet koordineerima. Tohutult palju suhtlema õpetajatega, kõikide osapooltega. Ehk siis tegelikult, kui sa oled sotsiaalpedagoog või õpetaja, siis sinu töös on suhtlemist. Sinu töö koosnebki suhtlemisest. Ja see väsitab. Ja vot sellises töös on ekstra tähtis see, et sa analüüsiksid ennast ja tunneksid ennast sellises nagu osas, et kas ma nüüd peaksin puhkama või ma lähen koju ja tõmban veel korralikult telefonikõnesid peale ja suhtlen veel ja veel. Fakt on see, et sa ei jõua. Ja mida sa tegid siis, kui sa tundsid, et ütleme, et kui mul see läbipõlemine oli või selliseid läbipõlemise selliseid nagu etappe, esimesed etapid, mis mul seal olid, mida ma tegin? Ma võin öelda, mida ma valesti tegin. Ma olin kella 7 koolimajas. Ja ma võtsin endale asju peale. Ja ma korraldasin mingisuguseid üritusi. Ja mida ma ei osanud teha.
palun õppige minu vigadest, on see, et ma ei osanud delegeerida. Ma mõtlesin, et vaata, ma olen nii ebakindel, on ju, see on ebakindluse taust, on ju. Ma teen selle ära, lebo. Andke mulle, ma korraldan selle ürituse ära. Kogu kooli üritus, pane logistika. Teate, ürituse korraldamine ei ole see, et ma korraldan ära. Ürituse korraldamine, see on detailne tegevus. Logistika, kokkulepped, kõik asjad, mis seal kõik seotud on. Ja mina mõtlesin, et ma suudan selle üksinda ära teha. Ja väsimusastmes tulid igasugused viperused sisse, logistika natuke jamas on ju seal. Ma mäletan, kuidas mul üks õpetaja tuli ütlema, et Elerin, mida sa siin korraldad, kõik on nii halvasti tehtud. Ja ma mäletan, kuidas ma lihtsalt mõtlesin, et ma tahaks nutta. Mul on nii hästi see meeles, kuidas ma tundsin, et ma tahaks nutta. Et mina tahtsin head, sest tegu oli sellise sallivuse teemalise, sellise kiva päevaga koolis. Mina tahtsin head, aga lõpuks oli lihtsalt nagu minu enda vea tõttu, et ma ei delegeerinud ülesandeid ja hoidsin kõike seda korraldust endale, tekkisid vead sisse ja ei olnud sellist rahulikkust või ei olnud oli nagu sellist rahulolematust õpetajatel ja õpilastel ka vahepeal. Ja ma tundsin tohutult süütunnet. No kui sa saad natuke sõimata ka veel, siis on nagu siis see võimendub veel eriti. Ja mul tulid lausa nagu maik, et nagu selline nagu nii paha maik tuli kurku, et ma ei tule siia nagu mitte kunagi tagasi. Täpselt see tunne tuli. Ma kujutan ette et nagu olla õpetaja, siis veel pluss nagu, siis spetsiaalhästi palju suhtlema, siis veel sotsiaalpedagoog, kes ei taha ju öelda õpilasele ei, et ma ei saa suga praegu suhelda või et ma ei saa siin praegu ära kuulata, on ju, siis veel see Hefko, et ma kujutan ette, et see võib olla nagu väga-väga rusuv või selline hästi suur koormus. Et isegi kui need nagu lepingus pole koormus nagu, pole nii suur, siis tegelikult ju, kuidas sa hoomad seda ise ära? Jah, et kuidas sa hoomad. Ja tegelikult, ajaga ja tegelikult on see ka, et kõik tegelikult, jällegi, see oli mu esimene kool, kus ma töötasin. Täna näiteks teises koolis olles ma delegeerin hoopis teistmoodi, ma mõtlen oma tööst ka hoopis teistmoodi, ma täna olen mina kõige tähtsam ja ma ütlen teile päriselt kõik alustavad õpetajad, sina oled kõige tähtsam, mitte ükski õpilane ei ole sinust tähtsam, sinu elu, sinu heaolu on kõige tähtsam. Ja sa pead enda eest hoolt kandma, sa oled ressurss. Kui sa oma ressurssi ja enda tassi, nagu me kõik räägime, ei hoia, siis ei ole sinust mitte midagi anda teistele. Ja ma nii reaalselt tean seda. See on see sama teema, et mine ülikooli hommiku kell 8, kui sa oled näiteks, me oleme tudengid ju kõik olnud, on ju, mine nüüd kripsiainesse, kripsiained on tavaliselt hommikul kell 8 seminarid, pead ju kohal olema, on ju, mine siin ainesse, kui sa oled laupäeva või see reedel käinud peol. Just. Olete kohal käinud? Kes on nii käinud, kes ei ole, aga sa tead, kui raske on sul terve päev üle elada, kui sa oled enda teinud eelmisel päeval tühjaks. Ja sama teema on töötamisel koolis ka. Kui sa ikkagi endast ei hoolitse ja lähed järgmisel päeval koolimajja justkui tööle, aga sa oled tegelikult seesmiselt tühi, sa ei jõua selle meluga toime tulla, mis seal koolis on. Sest koolimaja on melu. Seal on kogu aeg melu käib. Jah, ma ise olen seda tundnud ka nagu, kui ongi näiteks hästi pikad koolipäevad ja siis meil on veel mõned ained veel laupäeviti. Et kui ongi nagu olnud 8-st, ma ei tea, 6 või 4 või 8 nagu neljapäev ja reede, siis laupäevaks oled täitsa nagu tühi kott, et nagu lihtsalt, aga peab minema, sest et sa ju tahad ikkagi saada need teadmisi ja sa ju tahad tegelikult ju tahad ennast nagu arendada ja õppida, aga siis vahepeal on keeruline. Aga siis tuleb lihtsalt, mina lootsin oma kursusekaaslastele ja siis saime koos nagu tehtud need päevad. Kui siin enne oli küsimus, et mida teha, on ju, sa küsisid, mida siis teha,
siis tegelikult üks kõige lihtsam mõte ongi see, et päriselt võtta endale aega puhkamiseks, hästi teadlikult puhkamiseks. Tunne ennast nii palju, et tea, kuidas sa puhkad. Mõni puhkab niimoodi kõige paremini, et ta suhtleb või tähendab, et ta on nagu kuskil looduses või et ta kuskil on, et ta ei pea tingimata kodus olema. Mõni puhkab kõige paremini niimoodi, et ta ongi kodus 2-3 tundi, magab, et ta vaatab telekat, et ta ei tee mitte midagi, et ta ei suhtle. Mõni puhkab sporti tehes, et mõtle välja, kuidas sa puhkad. Mõni puhkab niimoodi, et mõtle ka välja see, et mis tegevus tekitab sinul sellise hoitud tunde, et ma nüüd puhkan või et ma nüüd keskendun endale, et ma nüüd hoian ennast. Sest et, ja tee seda teadlikult, sest mitmed uuringud ütlevad ka, et ma toon sulle lihtsalt näite. Sa võid juukseid kammida, iga päev sa teed seda. Aga kui sa juukseid kammid üks hommik teadlikult ja vaatad endale otsa, mõtled, et oi, kui ilus naine ma tegelikult olen, oi, kui ilus kutt ma tegelikult olen, panen mingi keeliga pähe, siis sellel on teistsugune mõju. Saad aru? Ehk siis tee neid asju teadlikult. Ja tahate teada, kuidas ma täna näiteks ennetan läbipõlemist. Ja on see, et mul on tohutult, ega ma ei ole, selle koha pealt, ega ma nüüd nagu, võib-olla olen õppinud küll natuke rohkem ennast hoidma, aga mul on olnud elus hetki, kus ma reaalselt, eile ka, mul oli 12 tundi tööpäev. Ma lõpetan oma koolitöö ära, läksin haiglasse 5-7 2 tundi ükssarvikut tegema haigla minu unistuste päeva raames. Ja siis ma tegin veel ükssarvikut veel 1,5 tundi sünnipäeva veel peale ühele kliendile. Sest ma tegelen laste sünnipäevadega ka laste sünnipäevade läbiviimisega. Ja ma jõudsin eile küll 9 koju. Ja tulin täna hommik uuesti tööle. Ja nüüd ongi see, et kuidas siis ennast hoida. Ja üks nipp on minul see, et kui sul on selliseid raskeid päevi, sa tead, et sul on raske päev ees tulemas, siis valmista ennast vaimselt juba ette. Mul on raske päev, ma teen selle ära, ma pingutan, juba mõtetes ütle endale ja valmista ette. Ja kui sa selle päeva ära teed, siis premeeri ennast. Tule koju, ütled, yes, ma tegin selle ära, ma olen nii tubli olnud. Ma toon teile näiteks, on ju, see on naljakas küll, aga ma ütlen teile ausalt nagu, minul näiteks on niimoodi, et ma ostangi endale mingid näomaske koju. See on sellise treat yourself day. Või näiteks see treat yourself evening, on ju, et näed, kell on 9, panen oma lemmikseriaali käima, nüüd ma teen endale näomaski, sest ma olen seda väärt. Ma olen seda tavalisel päeval ka väärt, on ju, aga et ma nagu päriselt nagu hoian ennast, et nüüd tahaks midagi head, on ju, et ma nüüd puhkan päriselt ka. Ja see ongi see, et päriselt puhka ja teine teema, puhkamise teema, ja minu jaoks on teine teema ka, et ära anna oma energiat jamale. Sotsiaalmeedia scrollimised, mingites gruppides, te olete 10 000 gruppides, kus te olete, ärge tarbige mõttetut sisu. See lihtsalt sööb tohutult sinu energia ära. Nagu less is more, nagu täiesti. Kui sa tahad olla hästi produktiivne, siis less is more. Ära ahnitse endale asju. Ja hästi nagu konstrueeri või kontsentreeritult toimetama õpingutega. Kui see on vaba päev, lasegi rihm lõdvaks. Aga kui sa tead, et sul on järgmine päev kuhugi minek, siis ära tee endale seda, et sa lähed reede õhtul peole ja sul on laupäeval on vaja kell 8 olla krispi või kõivuaines. Nagu please, ära tee seda. See on väga raske, siis sa hiljem kahetsed. Et väga nagu sea enda hea olu esikohale. Kui sul on raske, siis tee selliseid treat yourself nagu vahepeal ka ja räägi endaga päriselt hellalt. Nagu hoia ennast. Ja kui sul on vaja korraks üks hea peatäis nutta, siis nutta. See on okei. Jah,
need olid väga head soovitused, mida meil tuleb endalgi vahepeal vaja nagu meelde tuletada. Ja ma tegelikult juba lõpetuseks küsiksingi su käest, et kui sa saaksid enda esimese kursuse Minale anda ühe soovituse, ainult üks, mis see siis oleks? Ma tahaks talle öelda, et sa olid ikka täiega tubli tegelikult. Aga kui ma annaks soovituse enda esimese kursuse Minale, mida saaksid teised kasutada, siis see soovitus on see, et ära anna alla. Ma tean ju, ma olen ju ülikoolis ju tudengid õpetanud ja õpetan edaspidi veel ka, võin teile öelda, aga ära anna alla reaalselt. Sul on raske, kõigil on raske, aga kui sa oled siia jõudnud, siis tee see ära, sest et usu mind, sa teed selle ära. Nii ongi. Aitäh sulle! Väga tore oli ja väga palju häid nippe sai endale ka ja ma loodan, et kuulajad samamoodi. Ma arvan, et sellega me praegu lõpetamegi. Jah, et täna oli meiega siis meil külas Elerin, kes rääkis oma läbipõlemisest, andis meile soovitusi ja siis üleüldiselt oma ülikooli kogemustest. Et aitäh sulle! Suur tänu teile kutsumast! Hoiame kokku!